Mis meil kitsed annavad, sellest me teeme kõva laagerdunud koodatüüpi juustu. Me teeme juustu oma kitsepiimast ja ostame lehmapiima samuti, ostame lehmapiima Kõrgemäe talust Lasva vallast, kus on üks väike mahefarm ja teeme ka sellest lehmapiimast siis lehmapiimajuustu. Nii et ühes kuus kokku teeme juustu umbes 250 kilo. Ja see on, lühidalt see protsess on selline, et juustu tegu algab siis sellega, et piim võetakse jahutist ja piim pastöriseeritakse 65 kraadini 30 minutiks. Ja siis jahutame piima maha 30 kraadini ja siis lisame bakterkultuuri, mis on piimahappebakter, mille toimel siis hakkab, mis kujundab siis selle juustu maitse ja tekstuuri ja lisame ka laabi. Laap on selline aine, mis on ensüüm, mis kalgendab piimavalgu ehk kaseini ja kui need ained on lisatud, siis umbes tunni pärast on sellest piimast saanud selline kerge sültjas mass ja siis selle me lõikame juustunoaga või juustuharfiga sellise mitme 4-5 teraga nuga on spetsiaalne, sellega lõikame siis väikesteks kuubikuteks, umbes 0,6-0,8 sentimeetrit ja siis see lõikamine kestab kuskil 15 minutit. Ja siis hakkab eralduma vadak ehk selline pool läbipaistev kollakas, paljud teist teavad, mis vadak on. Eraldub vadak ja siis see vadak tuleb sealt välja sõeluda või eemaldada ja siis jääb alles see juustu, nii-öelda juustutera või mis meenutab natuke teralist kogupiima või kodujuustu. Ja siis, kui on edasi läheb nõnda, et kui on soovi, siis lisame sinna maitseaineid. Meie teeme kitsepiimajuustu, me teeme naturaalselt ehk ilma mingisuguste maitselisanditeta, aga teeme ka rohelise pipraga ja tsiliga teeme ka lambaläätsega. Ja lehmapiimajuustu meil teeme 2 tüüpi, teeme päikses kuivatatud tomatitega ja teine tüüp on kreeka pähklitega. Et siis on see aeg, kui need ained tuleb sisse panna, segada hoolikalt ära ja siis see juustutera paneme vormidesse, meil on 4-kilosed sellised spetsiaalsed ümmargused juustuvormidesse ja siis läheb see mass pressi alla ja pressimine kestab 2 tundi, tund ühelt poolt, tund teiselt poolt. Ja siis pärast pressimist ongi käes see juusturatas või juustukera, selline nagu ta siis olema peab. Ja edasi see ratas läheb, juustukera läheb siis soolduma, soolvette 24 tundi või kuni 48 tundi, sõltuvalt siis kui paks see juusturatas on. Ja siis sealt soolvest, kui ta on oma aja ära sooldunud, siis ta 2 päeva kuivavad need kerad ja siis edasi algab vahatamine ja siis edasi lähevad riiulitele laagerduma. Ja praegu meil, mida müüme, on 6 nädalat, 5-6 nädalat laagerdunud juustud. Et juustutegu käib meil siinsamas õigemini selles ruumis, kui te siit kiiruga ringi jalutate, siis te saate üle ukse vaadata. Seal ruumis toimub siis juustu tegemine ja pressimine, edasi soolamine ja hoiustamine on siis teises ruumis. Ma teen seal ka ukse lahti, saate näha, kuidas kerad juustu